don't mean it metaphorically or rhetorically or poetically or theoretically or in any other fancy way. I'm deaf, straight up. Pick it up. No nii, Gamer Nation, siin on Taiwan Maine 2010 ning minult on küsitud õpetust, kuidas filmida samal ajal gameplay'd ning oma häält niimoodi, et kui gameplay läägab, siis hääl ei hakkaks läägama. Selle tegemiseks on meil siis vaja 3 asja. Esiteks meil on vaja editimisprogrammi, millega me saame editida siis kokku 2 salvestust. Teiseks, meil on vaja äppi, millega salvestada arvutis siis oma gameplay'd. Siin on mul küll Fraps, aga tegelikult kasutan ma selle tutoriali jooks siis OBS-i. Ma loodan, et teil kõigil on mõni programm olemas, millega Windowsis saate siis salvestada. Ning kolmandaks on meil vaja oma telefonis mingit äppi, millega salvestada oma häält. Selleks sobib kas või kaamera, aga mina soovitaks näiteks siis mingit hääle salvestamise äppi. Nii, aga esiteks näitan siis, kuidas saada editimistarkvara. Selleks tehke lahti oma brauser ning kirjutage Windows Live Essentials, vajutage plussmärki ja kirjutage archive.org, vajutage Enter ning esimene link peaks kohe õige olema. See peab olema archive.org lehekülg ning vajutage Show All Files ning siis evlsetup-all.exe. Tõmmake see alla ning vajutage Save File. Minul see siin juba kohe alla laetud. Nii, ja siis te peate selle programmi siis käima panema. Peale seda, kui olete siis käima pannud selle programmi, tuleb teil ette selline pilt. Ning peale seda, kui tuleb selline ekraan, siis on hästi tähtis, et te vajutate Choose the programs you want to install. Ning siis võtke maha linnukesed igalt poolt meili pealt, Writeri pealt, Messengeri pealt, aga jätke Photogallery ja Movie Maker. Ning siis vajutage install. Seda, kuidas laadida alla siis salvestamisprogrammi ma ei näita, sest igal ühel meil on enda oma salvestusprogrammi ja eelistused, kuid kui midagi soovitada, siis ma soovitaks kas OBS Studiot ja nende siis sait ütleb, kuidas seda installida endale, või siis Frapsi. Fraps on ka päris hea. Nüüd siis näitan, kuidas seda päriselt teha. Pange käima oma lemmikmäng, mida tahate mängida. Võtke lahti oma siis salvestustarkvara, mida ma kohe näitan, kui ma telefoniga salvestan. Ning võtke lahti telefonist siis häälesalvestustarkvara. iPhone'il on selline asi nagu Voice Memos. Seda saab kasutada selleks, et salvestada. Ja vajutame selle peale. Mul hetkel SIM-kaarti ei ole sees. Ja nagu te näete peegeldusest, siis mul on juba OBS lahti. Aku vist sai tühjaks. Nii, nüüd mul telefon siis laeb, nagu näete. Ja nüüd meil on siin salvestusnupp ja meil on siin arvutis Start Recording nupp. Ja meil on siin see, kus me salvestame häält. Ja nagu te näete, siis mikrofon hetkel salvestab. Nii, vajutame selle kinni, niimoodi, et mikrofon meid ei salvestaks. Salvestab ainult see, mis tuleb mängust. Ja siis oleme valmis vajutama Start Recordingu peale. No, ütleme nii, et ma teen natuke erinevatel aegadel, aga teie tehke täpselt samal hetkel. Ja vajutate siis Start Recording ja täpselt samal hetkel vajutate telefoni peal salvestama. Ja nüüd, nagu te näete, siis telefoni peal salvestab see minu häält. Kõik mu hääl tuleb siia.
ja arvutis salvestab see video ja siis mängu häält. Nii. Ja nüüd näitan, kui pärast on salvestatud, vahet ei ole, mis ajal te kinni panete, põhiasi on see, et te panete samal hetkel käima, vajutate stop recording, siit niimoodi, ja näitan nüüd, kuidas teil need kokku panna. Ja ma siis unustasin näidata seda, et te peate vajutama siia nupu peale, kui teil on Android, siis see käib natuke teistmoodi ja vajutate siis share nupu peale ja peate selle siis omale arvutisse saama kuidagi. Näiteks siis omale Discordi saatmise või siis Dropbox või siis mõni muu rakendus, kus te saate seda endale jagada. Nii, aga ühesõnaga nüüd, kui oleme tagasi siin siis arvuti peal, kus meil on lahti tehtud Windows Movie Maker, siis meil on vaja esiteks sisse tõmmata oma gameplay, mis me oleme filminud siis. Mul on siin näiteks siis filmisin natukene gameplay'd, see ei ole seotud, see ei ole hetkel filmitud, aga oletame, et selle ma filmisin samal ajal kui nüüd selle video praegu. Ja teiseks peame siis sisse tõmbama oma siis audio, mis me salvestasime. Nii, ja kui me paneme siit praegu käima, telefoni peal salvestama. Ja nüüd, nagu te näete, siis telefoni peal. Ja see on see siis, mis mina rääkisin. Aga kuna me panime samal hetkel salvestama, siis me peame tõmbama niimoodi, et nad algaksid samal hetkel. Nii. Nüüd nad algavad samal hetkel telefoni peal salvestama. Ja nüüd, nagu te näete, siis telefoni peal salvestab see minu häält. Kõik mu hääl tuleb siia. Nii. Ja see siis on nagu kokku pandud nüüd. Ja ta peaks olema laivis siis ja samal ajal. Nii, ja samamoodi enne seda me saame ka võtta siit näiteks, kui meil on olemas intro, siis paneme siia intro. Kuid nüüd algab meie audio liiga vara. Telefoni peal salvestama. Nüüd, nagu te näete. Nii, seega me peame tõstma selle siis natukene ettepoole. Siit, kus algab meie gameplay. Nii, ja siis seega meil on see on siin korras ja selle võib natuke suuremaks ka teha, siis näeb rohkem. Nii, ja nüüd kui siin algab gameplay, telefoni peal salvestama, siis on see kõik hästi. Ja ühesõnaga, nii see siis käib, päris lihtne minu meelest. Ta võtab küll natukene aega, ta on natukene keerulisem, natukene ebamugavam teha, aga selles mõttes ta on siiski kohe kindlasti tehtav. Ja see on toimunud 2010. Peace out!